tervitused. Eriforelli püügipäeva 3. seire siis täna. Pekkis täiesti koera ilm. Puhub väga tugev idakaare tuul. Ma otsin kukkide lääne servadest varjulisemaid kohti püüdmiseks. Ja pärast siis Poolsaare lääne kaldal. Idakaldal ei ole vist üldse mõtet ronida. Ja siit paistab ka, et siin on väike sopp, et see on veel enam-vähem. Siit vist kannatavad püüda isegi. Aga idakallad on täiesti tormine. Aga kalendrisse on märge tehtud, planeeritud püügipäev ja täna tuleb käia. Vaatame, kuidas läheb. Kala taga! Ja läks ära. Läks minema, oli üks võtt. Võis olla mõõdus. Proovime veel.
lõpetasin ära selle kohaga ja kala rohkem võtma ei saanud. Loopisin ringiratast veel pool tundi. Aga ei midagi rohkem, jah. Jätkan uues kohas. Hommikust ma kodus ei söönud, alati on jube kiire mere äärde ja otsustasin värskes õhus üks väike hommikusöök endale teha. Enne kui uude püügi kohta lähen. Sõidan nüüd kolmandasse püügikohta, teises kohas ka kala ei võtnud. Proovin Poolsaare Lääne-servas, seal on selline pikem serv, et paar tundi läheb seal ära. Kell on hetkel 1:30, rohkem ei jõuagi, läheb pimedaks. Tänase päeva siis viimane võimalus veel. Anda 2 tundi vagu nüüd.
see on üks küünelaki tuuninglant, originaalvärv oli maha kulunud, enne oli must, hõbemust. Panin mingi, ei teagi, mingi tume lilla kuradi. Kala taga. Väga pisikene. Sai minema ise, väga hea. Võttis jälle endal ka elu sisse, et proovime veel. Äkki midagi kobistab suuremat siia otsa ka. Lõpetasin 3. meriforelli püügi seeria siis ja jääb kalade kasuks 3-0. Pool punkti võib isegi mulle tegelikult kanda täna nende kahe kala eest, mis võtsid ja ära läksid. Üks oli väga pisike, esimene ma ei tea, kas venitas välja, vahet ei ole. Ja jätkan siis seeriad ikkagi seni, kuni reaalselt on mõõdu kala kallal. Järgmise korrani jälle.